Tervist, selles videos näitan siis enda seiklusi olümpial ja õhtul Henri läheb siis medali püüdma. Tal on kvalifikatsioonis juba 3. koht käes, nii et pöidleb pihku, et tuleks ikkagi medal ära. Aga me alustame sellest, et ma jooksen kõik selle olümpiaküla tänavad ära, sest ma olen teinud seda eelmises olümpiakülas ja ma teen seda Eesti linnadega. Nii et ma arvan, et see on siuke nagu hea asi, millega aega viita. Ja me teeme veel seda, et iga kord, kui ma näen olümpiarõngast, mis on nagu suur, see peab ikka suur olema, siis saame 10 eurot ja me saame pärast siis poes kulutada selle raha ära, mis me siit teenime. Nii et loodame, et siin on väga palju neid suuri olümpiarõngaid ja peaks vist olema ka. Kell läheb käima ja vaatame, kui suur see olümpiaküla on siis. Lähme alguses siia poole näiteks. Ma polegi käinud siin, ma saan terve olümpiaküla ära avastada. Ja siin ongi juba Parkla aed ees, nii et peame tagasi keerama. Kui on peaaegu 300 meetrit joostud, siis esimene suur olümpiarõngad. Seda ma olen teistes videod näidanud. Oi, siin on kohe teine. 20 eurot on olemas, väga hea. Need on liiga väiksed. Kui ma kõik ära laeks, siis ma arvan, et ma võiks selle poe tühjaks osta selle. Nii, ja siin 3. See on ikka väga suur. Siin loodame, et politsei kinni võtta. Aga 4. See on 40 eurot. Nüüd me jõuame siis selle maja taha, kus on nagu ehitus vist natuke veel poolel, et nad vist ei jõudnud valmis seda olümpiakülaga. Aga pole hullu, siin ma ka pole käinud. Siin on päris palju prügikaste. Siin toimub. Siin on natuke märg. Proovime kuidagi. Okei, sain vist hakkama. Ma saan ikka korralikult avastada, ma ei teadnud, et see mingi siuke asi on. Siin on piir. Siit me isegi ei saa sisse. Siin ma saan ümber kirjuta. Väga hea. Siit me näeme 5. olümpiarõngad jõusaali ees. Ja siin 6. 60 eurot. Lähme edasi. 70 eurot. Nii me jõuame nüüd siia söökla poole. Oi, 80. Ja 90. Need aiad on ikka kasulikud. Ja 100. Mul sai 1 kilomeetri täis ja ma jõuan siia kohta, kus ma 6 aega tagasi jooksin. Ma mõtlesin, huvitav, mis aiad ees, mis siin nagu toimuma hakkab. Ma ei mõelnud üldse, et see võib olümpiaküla olla, et me olime Tour de Skil siin. Aga jah, siin sees pool ma pole käinud, aga tundub, et jõudsin siis Ameerika maja juurde. Ja kindlasti Sloveeniad ja muud asjad on ka siin. Siin on mingi masinate hoidla ka, siin pool ma pole käinudki. Siit saab läbi üldse. Saab. See on väga super. Nii, ja see ongi see koht, kust sisse saab. See on see kirikupoiss, mis siin on. Ja tegelikult ongi nüüd tehtud, sest see olümpiaküla see otsa rohkem siin tänavaid ei ole. Maa-aluseid garaaži ja asju on siin päris palju. Siit ka läheb kuhugi. Koos filmimisega läks natuke kauem aega, aga 9 minutit ja 1 kilomeeter 170 meetrit. Ehk siis jah, päris väike olümpiaküla, aga selles mõttes on nagu okei, et Pekingis oli ka väike olümpiaküla, aga seal me ei tohtinud olümpiakülast välja minna jooksma. Me pidime kõik seal sees ja siis me jooksime igate pidi kõik selle läbi, aga siin me tohime välja ka jooksma minna. Ehk selles mõttes on chill, et ei pea siin sellel kilomeetrisel ringil jooksma. Ja nagu täitsa lõpp, kuna hakkab läbi saama olümpia, sest siin on nii vaikseks jäänud. Enamus inimesed kõik ära läinud, tegelikult ongi ainult suusatajad jäänud, kes siis võistlevad maratoni ehk siis 50. See ongi mul juba homme. Aga jah, 100 eurot sai teenitud, nii et lähme kulutame ära selle nüüd. Nüüd ma olen siis siin shoppamas. See pood on siin tegelikult päris kallis, nagu crazy kallis. Aga meil on 100 eurot kulutada, nii et vaatame, mis me sellest saame. Maskotid on ammu siin tühjad, neid ei ole lihtsalt. Kui algusest oli, aga maksavad ka mingi crazy palju. Ma tahan kindlasti siis võtta külmkapi magneti, sest alati, kui ma jooksan kõik tänavad läbi, siis mul on külmkapi magnetit vaja. Predasso oma, siin vast ei ole, aga olümpia oma oleks okei ju. Samas siin on Predasso kirjas It's the Athletes Village, nagu see nagu näitab ka, aga ei hakka seda kandma. See on ka lahe, tegelikult see on kõik need peal, mis siin veel on siis. See on ka pin, kruusid võiks küll võtma ja suusasärgi võiks küll võtma. Bridge magnet. Üks läheb siis see särk. Tessero Cross Country Skiing. Tessero on siis küla, kus me võistlesime. Siin on suusataja märk. Palju ta maksab? See on nagu Itaalia müts, aga samas see on suht okei isegi. Black Hat. Eks siis jah, asjad käes. Lähme vaatame
nüüd mis edasi saab? Ma pean vlogi tegema ikkagi sellest tänasest ilmast, et õudust, taliolümpial sajab lund, aga mõnes mõttes see on tüütu. Tegelikult on lahe, et lund tuleb, vähemalt tuleb mingi vihma, see on nagu ikkagi taliolümpia moodi. Need siin kevaditi need tiitlivõistlused kipuvad väga kevadiseks ja suveks ära minema, nii et ei saa viristada. Nii et mälestuseks ikka klippesid tormin ja kahevõistlejad peavad täna sõitma sprindiringi 5 korda mõlemad. Ma saan Kristjan üle nalja teha, et edu talle. Ise saan kohe trenni tehtud, aga siin on ikka päris palju seda solda. Mõtlesin, et võtan kaamerast videot siis arvutisse. Võtan video lahti, mõtlen, mis siin toimub. See ei ole mina ju. Vaadake seda. Nagu see ongi siuke sekund, vaata. Aga nagu mida vend teeb ja miks ta nagu filmib? Alguses mõtlesin, kes see on, see ei ole mina. Aga nüüd ma saan aru, et see vist on selle kindla järgi, et see on koristaja, kes ma rääkisin, et nad käivad iga 4 päeva tagant. Ja see on lipp, arvatavasti see lipp. Ja ta on vist võtnud siit mul laua pealt kaamera ja filmi pannud selle kogemata. See on väga imelik ja veits hirmus. Ei tundu, et midagi võtnud on, ei ole ikka võtnud midagi. Aga veits veider, et on nagu niimoodi, mida nad veel teha võivad, kui nad lihtsalt kaamera võtavad ja mingi filmivad. Okei, võib-olla pakkus huvi, aga ei tea, siuke. Aga jah, mõtlesin, et see on siuke huvitav asi, mis ma siit leidsin. Olemas, see on takso, viib sööklast. Täna õhtune tegevused see, et me saame sööklast golfiautoga koju. Iga kord saaks sööklast koju niimoodi paa ja tšau. Mõtle, kui peaks kõndima. Malle, kuidas on? Väga hea, ma ei pidanud oma pesu ja kohviga kakao kõndima. Sai juurde, aga ei. Teiseks. Vend see 0,25 juurde lihtsalt. 3 enda tulla veel just. Medal on käes. See on mega juba. Aga kas hõbe või pronks, kohe saame teada. Vend oli 10. kohal, ta vist kukkus maama teenised. Sinna vahel oleks kreisi tulla ju. Seda peab ikkagi võitma ju. Jaa! Hõbe! Kindlalt! Let's go! Väga nice! Henri Sildaru on olümpia hõbe. Kristjan Koll tõi ära selle medali ikka, Määris ära. Kristjan pildis! Let's go! Aga jah, ülikõva. Henri sai hõbeda, kui 4 aastat tagasi ma Kelly pronksisõitu nägin laivis, siis jah, kahjuks ma ei saanud nagu koha peale praegu minna, sest me oleme nii laiali ja tema oli Vinjos ja mul on vaja siis valmistuda 50-ks, et ilmselgelt ma ei saa sinna minna, aga ikkagi ülilahe, kindlasti annab endale ka natukene juurde, ikkagi lahe, kui eestlane võidab medali ja hõbemedali, et kuld ka ei jäänud ju kaugele. Palju on Henri ja selle video lõpetangi siin, nii et pange like, subscribe, siis saate osaleda loosis, kui 10 000 täis saame, nii et jagage seda enda vanaemaga, vanaisaga, et nad paneks subscribe ja siis ma saan selle loosi teha ja teiega näemegi järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe, olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Aga paneme siis